Tere tulemast kuulama Kuusakoski podcasti Rauajutud. Mina olen saatejuht Mari-Liis Vaher ja siin saates räägime vanametallimaailmast just täpselt nii, nagu see on, ilma liigse kantseliidita. Täna on minuga siin Kuusakoski juhatuse üks liikmetest, Toomas Kollamaa. Tere tulemast! Tervist! Kuidas läheb? Väga hästi. Tore. Hea meelega täna võtaks pulkadeni lahti, räägiks, mis vanametallimaailmas toimub, kuhu maailm liigub, mis hinnad teevad. Võib-olla üldse alustaks sellest, et mis see vanametall on ja kuidas on viimaste aastatega arenenud, sest ma tean, Toomas, et sina oled näinud seda valdkonnas eespoolt juba päris pikalt. Kaua sa oled valdkonnas olnud? Ja ma olen valdkonda näinud ligi 17 aastat, juulikuus saab 17 aastat täis, et päris pikalt. Ja selle aja jooksul on tegelikult päris palju muutunud, et kõige suurem muutus kindlasti oli see, et kui ma asusin tööle, oli meil veel käibel Eesti kroon ja siis paari aasta jooksul vahetus see euroks ja see oli klientidele kõige sellise segadust tekitavam olukord, aga ega tegelikult äris on ka palju muutunud, et kui aastaid tagasi, kui maailmas ei olnud veel kriise ja kõik oli justkui nagu rahulik, siis oli see reegel kuidagi nagu hästi lihtne, et kevadel oli hind kõrge, suvel madal, sügisel kõrge ja talvel madal. Meile justkui sobis see väga hästi, sellepärast et kevad ja sügis ongi meie jaoks kõige töisemad perioodid aastast ja kui hind on kõrge, see sobib meile samuti hästi, sest kõrgema hinnaga on kliendid agaramad ka metalli ära tooma. Aga alates nendest kriisidest, alates koroonakriisist, Ukraina kriisist, tänaseks me oleme jõudnud juba Lähis-Ida kriisi, on kõik maailm tagurpidi, ehk et ükski eelnevalt toiminud reegel täna enam ei vasta, et seda, milliseks hind kujuneb isegi kuu aja pärast on täna väga raske ennustada. Ma just mõtlen, et äkki me siis alustamegi sellest kõige põletavamast teemast, milleni sa juba jõudsid ilusti, see sama hind ja see raha. Sest et jah, ühest küljest me toome vanametalli sellepärast, et kuhugi see tuleb ju viia, tegelikult tuleks ju jäätmeid kõiki liigiti sorteerida ja on loogiline, et vanametall jõuab siis kenasti Kuusakoski platsile seetõttu. Aga eriti tore minu meelest on just see aspekt, et tegelikult saab vanametalli eest ka raha. Ja ma olen isiklikult kuulnud, et kõik inimesed isegi ei tea seda. Ja on üllatunud, et kas tõesti, et ma võin muidu kõik oma vanakraami, kõik mis mul on, viin jäätmejaama ja üldse ei mõtlegi selle peale. Et esiteks kuulajale, et jah, saab raha. Aga nüüd on küsimus, et kui palju ja kuidas see hind ikkagi siis, millest see siis sõltub või kujuneb, sest tõesti ajalooliselt me teame, et hinnad olid kunagi väga kõrged ja vanametalliga võiks täitsa nagu rikkaks saada vist, kui ma ei eksi. Jaa, eks see hinna puhul on kõige olulisem asi see, et kui me võtame mõne Eesti väikse linna, on selleks näiteks Haapsalu või Rapla või kas või seesama Tallinn, kus me asume, mis ei ole sugugi väike, vaid meie kõige suurem turg kindlasti Eestis, siis see hind, mis meil täna hinnakirjas on justkui nagu kohalik, aga teisest küljest üsna rahvusvaheline, et tegelikult ikkagi igapäevaselt jälgime seda toormeturgu, mis turgudel toimub ja täna kindlasti eriti viimastel nädalatel on ju väga aktuaalne kütuse hind ja kütuse hind puudutab meid kõiki, et ühelt poolt on see metall vaja kokku koguda, ära töödelda, selleks kulub energiat ja siis reeglina laevaga viia siis juba sihtpunkti, et kui tegemist on värviliste metallidega, siis enamalt jaolt Aasiasse ja kui tegemist on vanaterasega, siis enamalt jaolt Türki ja näeme ju seda, milline hind on täna nii-öelda bensiinijaamades posti peal, see tõus on olnud märkimisväärne, see mõjutab meid kõiki täna ja see mõjutab eelkõige ka eksporti, merekonteinerite hinda, laevatamise hinda, et selles suhtes on selline väljakutseid pakkuv olukord, mida varem ei ole olnud ja see, milliseks see hind siis seal kohalikus Kuusakoski osakonnas kujuneb, sõltubki ju hästi palju sellest, et milline on selle materjali lõplik hind siis, kui ta jõuab sulatustehasesse ja nüüd, kui me võtame kõik selle ahela sealt maha, meretranspordid ja sadamakulud ja lõpuks ka selle sama auto või maanteetranspordi, millega me Eestis liigutame metalle, siis see kujundabki selle hinna, nii lihtne see ongi.
aga kuhu see materjal siis lõpuks jõuab, saad sa nagu täpsustada, et kas me teame seda, mis saab edasi, kui te võtate selle näiteks selle vana auto romu, on ju, ta läheb tükkideks, sealt erinevad liigid võtate välja, et kas siis on nii, et erinevad metallid lähevad erinevatesse kohtadesse, et selgita meile seda natuke. Ja erinevad metallid tõepoolest lähevad erinevatesse kohtadesse ja autoromu on hea näide. Ütleme, suurusjärgus 2/3 on väga kenasti taaskasutatav just selles mõttes, et tegemist on positiivse väärtusega materjalidega ja kui võtame nüüd selle kõige suurema osa sellest autost, mis on teras, siis peale metalliveskit, mis meil Tallinnas asub ja mis on Eestis juba viimased mitukümmend aastat ainus metalliveski, jõuab see teras laevaga Türki ja Türgis enamasti siis sellest terasest valmistatakse erinevat ehituses kasutatavat terast. Kõik vask ja alumiinium ja ütleme vaskkaabel, need enamasti jõuavad valdavas enamuses Aasiasse ja osalt ka Euroopasse. Sõltub hästi palju sellest, milline on kuskil maailmajaos hetkel see hind, mida siis on valmis kliendid pakkuma, sellepärast et suurim mõjutaja kõigil turgudel kindlasti on täna ju Hiina. Ja kui Hiinas on miskit toimumas positiivses võtmes, siis neil on väga suur nõudlus ja nõudlus alati kergitab hinda. Ja vastukaaluks, kui seda nõudlust ei ole, siis võib olla nii-öelda pisut parem hind kuskil mujal maailmajaos, aga need käärid ei ole kunagi suured, sellepärast et eks see hind on ikkagi enam-vähem kõikjal ühesugune. Ta võib hetkeks küll kuskil olla kõrgem või madalam, aga juhindutakse ikkagi ju sellest, milline on hind börsidel. Ja ma olen ise kuulnud ka seda teie valdkonnas, et inimesed ikkagi tihtipeale ootavad väga palju, et ära tuua vanametalli just selle sama pärast, et praegu hind on ikkagi kehv, on ju, ja võib-olla eestlastele lihtsalt ka meeldib koguda, et meil on ju hoovinurgad ja garaažid ja keldrid enamasti ikka korralikult rääni täis ja mõeldakse, et keegi võib-olla ootab õiget hetke, keegi võib-olla lihtsalt ei tea, miks või kuidas või kuhu seda tuua. Aga mida sa nendele ütleksid, kes siis koguvad just selle lootuses, et küll see hea hind kunagi nüüd jälle tagasi tuleb, mis võib-olla kunagi oli? Ma usun, et metalli osas kõige paremini kõlab väide, et metall ei ole vein, mis läheb ajas paremaks. Et reeglina ta seisab ikkagi väljas, ilmastiku käes, seal tekib roostet, seal tekib muud prahti, seal tekib erinevate metallide segunemist ja kui me võtame näiteks romuauto, millest meil ennem juttu oli, siis see hakkab lekkima ja siis saab ka keskkond nii-öelda kannatada seetõttu, et neid ootajaid on omajagu ja me märkasime seda võib-olla viimati aastal 2022, kui algas sõda Ukrainas ja toormehinnad läksid üleöö väga kõrgele, siis tõepoolest me nägime ikkagi selliseid traktoreid ja selliseid tööpinke, mida me ise arvasime, et enam Eestis ei ole, et nad on juba meile kõik ära toodud, aga tegelikkuses neid veel oli. Et neid ootajaid kindlasti on, aga see on igaühe vaba valik. Osad inimesed nimetavad seda enda teiseks või kolmandaks või lausa neljandaks pensionisambaks, aga seal peab arvestama ka selle riskiga, et ühelt poolt on see koduõues või kuskil töö juures on ruum kinni, kindlasti ei ole ta visuaalselt kõige kaunim pilt seal ja tänastel päevadel, nagu me siin aastal 2026 kevadel elame, mis seal salata, ka vargaid on tekkinud ja täna võib-olla rohkem, kui neid oli aasta-paar tagasi, et olukord on läinud lihtsalt keerulisemaks, inimesed peavad rohkem oma, ütleme, vara ja asjadele tähelepanu pöörama, et need säiliksid, et ka see risk on, et keegi hakkab sealt nii-öelda otsast midagi ära vedama, et millist hinda me siis ootame, et ühelt poolt inimesed on mõelnud, et justkui peaks hind kohe tõusma siis, kui Ukrainas saab sõda läbi, et sinna on vaja tohutu hulk metalli. Kindlasti on see nii, kindlasti sinna on metalli vaja ja kindlasti see mõjub hinnale.
aga ma isiklikult ei näe, et see hind peaks seetõttu tõusma kordades, me võime rääkida võib-olla 10–20%. Teisalt peab arvestama sellega, et seesama väliskeskkond, kus see teras näiteks seisab, roostetab iga aasta, sealt kaob ka protsent-paar ära, nii et see on selline matemaatiline ülesanne, et kas tasub hoida või mitte, aga me oleme ikkagi jõudnud sinna, et need samad kriisid, mis viimase 5-6 aasta jooksul on meid maailmas tabanud, on pannud ikkagi väga paljud kliendid oma metalli ära tooma, et tõsi, osadel on õnnestunud siis need hinnatipud tabada, aga kõik need kriisid on teiselt poolt meile valusamini ju teiselt poolt nagu tagasi tulnud, et kui terasihind näiteks läheb kõrgeks, siis on ju teada ka, et energiahinnad tõusevad, kui tekib maailmas selline peataolek ja turud või toormed tõusevad, siis see mõjutab meid igapäevaselt, et tõusevad kõik hinnad, et see on selline mitme otsaga asi. Vahest on raske lihtsalt näha võib-olla seda suurt pilti, et näed ainult oma nii-öelda oma kodu ukseni, et kaugemalt pilti on raske mõista. Absoluutselt, jah. Aga ma tean, et Eesti on see nii mõnegi naabriga võrreldes selles mõttes ju ka eriline, et me maksame ikkagi raha vanametalli eest, et kõik riigid minu teada ju ei tee seda, või oleneb vist riigist või oleneb siis, kuidas mingid seadusandlused on nii-öelda kokku pandud kohalikul tasemel. Aga mu küsimus läheb sinna tegelikult, et kui sa räägid, et maailmas on kriisid ja ohud ja need kõik mõjutavad, on ju, ja need hinnad ei tõuse ja pigem juba langevad ja sa ei tea tegelikult, et mis toimumas on. Kas sa kujutad ette ka olukord, et Eestis ühel hetkel me ei maksagi enam vanametalli eest? Meil on tekkinud selline olukord, see oli olnud täpselt aasta enne seda, kui mina tööle asusin, see oli aastal, kui ma ei eksi, 2008, kui oli see üleilmne finantskriis, siis kui vaadata terast, siis teraste positsioonis on kõige odavam teraseliik on terased Reilast ja tol ajal siis olid Eesti kroon oli käibel ja minu staažikamad kolleegid on mulle rääkinud neid lugusid, kus tõepoolest oli Reilastu hind oli praktiliselt 0, sellepärast et terase nõudlus oli täielikult kadunud maailmast, kuna keegi ju mitte midagi enam ei ehitanud, vaid pigem prooviti päästa kõike seda, mida päästa annab. Ja plekk ja ütleme, see paksem teras olid küll ikkagi veel positiivse väärtusega, aga jah, me oleme selle selles mõttes läbi elanud ja ma saan täna kindlasti öelda, et Baltikum või kitsamalt vaadates ka Eesti on kindlasti Euroopas või ka maailmas laiemalt see regioon, kus meil on ühed kõrgeimad kokkuostuhinnad, et meil on väga tugev konkurents ja konkurents on alati tervitatav, see paneb pingutama ja see kindlasti ka nii-öelda mõjub hindadele ja klientidele just positiivse poole pealt. No 17 aasta jooksul meil sina oled nüüd selles valdkonnas tõesti on palju muutunud, sa alustasid juba, et kroon muutus euroks ja me oleme nüüd hindadest rääkinud. Aga mida see tähendab sisuliselt, et mis sisuliselt on muutunud? Mul endale jälle paranda mind, kui ma eksin, et võib-olla kunagi 20-30 aastat tagasi oli see vanametall natuke nagu metsik lääsmaailm, on ju, et veel ju mingi aeg maksti isegi sularahas inimestele ja nii edasi. Et täna on ju kõiksugu keskkonnaprogrammid, mis samamoodi panevad teiselt poolt kuusekoskile väga palju nõudmisi, muidugi ka kuusekoski klientidele, äriklientidele eeskätt, on ju, kes peavad teatud norme ja kõike täitma. Et mida see vastutustundlikkuse ja keskkonnas hoiu pool teie jaoks tegelikult täna nii-öelda tähendab üldse? Ma arvan, et kõige suurem erisus on ütleme nende metsikute 90-ndatega vast see, et vanametalli oli võimalik või selle äriga oli võimalik väga lihtsalt ju alustada, pidi olema kaal ja piltlikult öeldes vihik, kuhu siis midagi kirja panda ja mingisugune hulk ka sularaha, millega siis maksta. Ja nagu see olukorra kirjeldus näitab, siis ega väga nagu jälgi ju ei jäänud, mis nagu toimub, kes kellelt mida ostis, kui palju ostis. Tänaseks aastal 2026 on ikkagi see süsteemsus läinud ühelt poolt ühiskonna arengu tõttu, me oleme ikkagi arenenum ühiskond kui mitukümmend aastat tagasi, aga kindlasti ka keskkonna nõuete
nõuete tõttu Brüsselist, me ikkagi oleme Euroopa Liidus, et me püüame ja soovime teha asju nii, nagu peab tegema, et see olukord on paljuski muutunud ja meil on väga palju selliseid suuri kliente, kelle peakontorid asuvad reeglina kas Soomes või Rootsis või kaugemalgi ja nende ootused on ka sellele ärile ikkagi nagu teistsugused, et enam nagu pastapliiatsi ja kaaluga ei saa seda teha, et me ikkagi väga tihti vastame oma kliendi päringutele, et mitu kilogrammi CO-d me kulutasime selle metalli toomiseks või kuhu see metall edasi läheb ja kõik need raportid sinna juurde, et millal konteiner peale võeti ja millest kujunes selle materjali ostuhind ja miks oli see hind täpselt selline, nagu ta oli. Et neid küsimusi on kindlasti palju rohkem ja meie jaoks on see igapäevane, et me teemegi seda, me suhtleme oma klientidega igapäevaselt ja on ta era- või äriklient, siis see olukord on ka selles mõttes just muutunud, et igast tehingust või igast kliendist, kes meid külastab ühel või teisel moel, saadab ta siis kaubakonteineriga või tuleb seda ise oma autoga tooma, jääb ju maha jälg, mis ta tõi, millal ta tõi, kuhu see raha läks ja kui palju ta sellest raha sai. Ja nüüd jääb edasi ka jälg sellest, kui me vaatame kliendi poolt, on siis see, et temast jääb jälg ja nüüd jääb maha jälg ka kuusekoskist, et mis me selle kaubaga tegime, kuidas me seda kaupa töötlesime ja kuhu me selle kauba saatsime, et see ahel on nagu väga selge ja läbipaistev, et ta ei ole enam selline, et keegi kuskil midagi tegi, ostis ja päris täpselt ei tea, kuhu ja kellele see edasi müüdi, et see on väga palju muutunud. Need küsimused, mis sa mainisid, et kui ettevõte tuleb ja küsibki, et kui palju siis sa seda CO2 aitasid meil säästa, need vastused te täna annate klientidele? Jaa, meie jaoks on see igapäevane töö ja me raporteerime igapäevaselt ja kord aastas jäätmearuannet täites aasta alguses, iga uue aasta alguses, siis käib sellise eelneva aasta aruannete tegemine, mis siis peaasjalikult puudutabki neid keskkonna aspekte, siis seal käib meie ja eelkõige just äriklientide vahel väga tihe selline infovahetus. Ja lihtsalt kuulajale selgituseks, et kuidas see ärikliendi koostöö siis toimib täna, et nad saaks aru, sest näiteks mina saan sellest nii aru, et kui sul on tootmisettevõte ja sul on pidevalt tekivad näiteks tootmisjääkidena mingid metallid, siis loomulikult mul on mõistlik kutsuda see konteiner, et iga kuu või teatud aja tagant te viite selle ära ja see on minu jaoks tegelikult ju lisatuluallikas minu ettevõttele on ju sellisel juhul. Et kas teil ei ole vahet, kas ta on suur ettevõte, väike ettevõte, kõik saavad tulla või kuidas see, et kui äriettevõtja siin praegu kuuleb ja mõtleb, et tahaks ka nagu niimoodi süsteemselt ikkagi oma metalli suunata kuusekoskisse ja raha sellest saada? Jaa, ega tegelikult see kliendi suurus sõltub ju nendest metallide hulgast, mis ta tekib. Ja meie jaoks on iga klient oluline, meil on täna kliente, kellel me vahetame konteinereid päevas mitmeid kordi. Meil on kliente, kus tühjendamine võib-olla käib ainult 6 korra. Me ei saa sellepärast öelda, et see 6 korra tühjendust vajav klient on kuidagi moodi meie jaoks nagu vähem tähtis. Tähtsad on kõik kliendid. Sõltub konteineri suurusest, sõltub kliendi kaugusest, et julgen öelda, et täna ikkagi lõviosa klientidest, kes on meiega ühendust võtnud, me oleme leidnud kindlasti enamustele neile sobivaima lahenduse ja sealt see koostöö on alguse saanud ja meil on täna ärikliendi portfellis väga palju kliente, kelle kasvu me oleme kõrvalt näinud, kasvud on olnud võib-olla 100 või isegi enamakordsed, et ühest väiksest ettevõttest on saanud tohutu suur tootmisettevõte, et ühest väiksest konteinerist kunagi aastaid tagasi on saanud tänaseks võib-olla üks suur konteineripark, mis asub kliendi juures. No see on küll ilus sellist edulugu kõrvalt vaadata. Just. Ja kliendiga koos siis kasvada. Aga ma küsiks niipidi, et kui teadlikud sinu hinnangul on kliendid täna, et näiteks ka uuemad kliendid või uuemad päringud, mis tulevad, võib-olla siis, ma mõtlen just ärikliendid samamoodi praegu, et kas nende jaoks, kas on mingid valdkondasid, kus visatakse sisuliselt kõik prügi kokku ja ei teata, et tegelikult tasub seda ikkagi sorteerida ja miks seda tasub sorteerida, et räägi meile see pool ka lahti. Aasta-aastalt on ikkagi neid kliente, kes metalli prügikasti panevad ikkagi, ma usun, et järjest vähem.
Tõsi, kui me vaatame seda, mida inimesed teevad, seda on kõige lihtsam, see nüüd puudutab nii äri kui erakliente, seda on kõige lihtsam hinnata selle metalli puhul, mis satub olmeprügisse, ehk meie kortermajade või eramute juures asuvatesse prügikastidesse, siis see jõuab Iru soojuselektrijaama, siis see seal põleb ja metall teadupärast selles ahjus seal ära ei põle, sealt jääb järgi selline metalliräbu. Ja käideldes osaliselt ka seda materjali, siis me näeme, et tegelikult ikkagi nagu ühelt poolt päris palju satub prügisse, aga ma julgen öelda, et see metall, mis olmeprügisse või lihtsalt prügikasti satub, on ma usun, et peaasjalikult ikkagi enamasti eraklientide on see vana ära visatud röster, mõni väiksem kodumasin, et need nagu visatakse pigem olmeprügisse, aga äriettevõtete puhul julgen küll arvata, et pea kõik ettevõtted täna ühel või teisel moel, võib-olla kui on väga väiksed mahud ja see koristamine võib-olla jääb kord sügisesse ja kord kevadesse, siis nad toovad ise selle metalli ära, et kas nad tellivad siis meilt näiteks veo, võtavad nad meilt näiteks tasuta sõiduauto haagis, mida saab kasutada metalli äratoomiseks, et neid vahendeid on, kuidas see metall ka sel juhul ära saada, kui seda ei teki just ülearu palju. Aga eraklientide teadlikkus just selle sorteerimise osas, et kui keegi nüüd otsustab, et ma lähen nüüd vanametalli viima, ja kogub kokku kõik, mis seal garaažis ja keldris ja igal pool on, ja tõesti saab teie käest ju tasuta järelkäru muideks võtta selle jaoks, siis toob need asjad sinna platsile, siis on ju tegelikult suur vahe, et kas ma nii-öelda kogu selle kupatuse lasen korraga ära kaaluda, ära vormistada ja saan, ütleme, 10 raha või 100 raha versus, et ma siis päriselt need panen õiged liigid õigetesse hunnikutesse ja annan selle siis üle, et siis ma võin ju rahaliselt ise võita. Kuidas see välja näeb? Esmalt on eraklientide puhul täna siiski veel üllatuseks see, et pliiaku eest, sellesama aku eest, mis meil teatud aastate tagant seal auto peal siis ära väsib, et sellest on võimalik saada raha, seda esmalt. Imestatakse veel selle üle, et ka elektrimootorite eest saab raha. Ollakse üsna teadlikud, et vase ja terase eest on lootust raha saada. Aga sorteerimisel kindlasti oleks kõige paremaks abimeheks oleks magnet. Ehk et ei olegi vaja nii täpseks minna, et kas tegemist on vase või messinguga, alumiiniumi või roostevabaga. Kui magnet ei võta, tasub see panna kõik ühte nurka ja kui juba silm eristab ära, et tegemist on terase või malmiga, panna see teise nurka. Ja meie vastuvõtted kindlasti aitavad selle juba koha peal siis ära sorteerida, sellepärast, et kui me võtame täna kas või terase või alumiiniumi või terase ja vase hinnavahe, siis hinnavahed on mitmekümnekordsed. Üks on ikkagi tööstusmetall, mis on kõrgema väärtusega ja teine mitte nii kõrge väärtusega, et see sorteerimine selles mõttes tasub kodus kindlasti ära teha ja kui kohe üldse aru ei saa, mida teha, siis ikkagi ka need asjad, millega ise ei oska peale midagi hakata, tasub sellise ühte nurka jätta ja küsida platsile tulles meie vastuvõtja arvamust ja siis saab need ära kaaluda kaaluga, millega siis mitte ei kaaluta tonne, vaid kaalutakse kilosid. Selguse huvides lihtsalt täpsusta palun, et mida siis on mõistlik ikkagi üldiselt tavainimesel tuua sinna kuusekoskisse ja mida ta peaks viima jäätmejaama? Et tavainimene, kes võib-olla käib ka ainult üks kord aastas, ma ei taha öelda üks kord elus, et võib-olla käibki, mõni käib 2 korda või 3 korda elus, toob ära. Ja tihti inimesed vist ikka ei saa päris hästi aru, et näiteks mina tean, et külmkappi ma teie juurde tuua ei saa. Ei saa. No vot, aga jälle pliidi ma saan tuua. Pliidi, ütleme kõik koduse suure sellise valge kodumasina välja arvatud, külmkapi saab meie juurde tuua. Ja suurtel kodumasinatel on ka positiivne väärtus, ehk et nende eest on võimalik saada ka raha. Kui me räägime väiksest elektroonikast, siis ka seda saab meie juurde tuua ja üle anda, sellest raha ei saa. Peale ka ei pea maksma. Peale ka ei pea maksma. Ja kõik muu materjal on siis mõistlik viia kohalikku jäätmejaama ja võib-olla seda ringi tasukski alustada selliselt, et kui see kogus ei ole ülemäära suur ja näiteks asub sõiduauto haagises, siis
võib-olla teha kõigepealt ring meie juurest ära, vaadata, millest on võimalik raha saada, panna see maha ja siis viia juba materjalid, mida meie vastu ei võta, jäätmejaama ja tegelikult on täna ju ka jäätmejaamades üsna palju jäätmeid, mida eraisik saab üle anda tasuta eeldusel, et need jäätmed on vähemalt sorteeritud, noh näiteks papp ja kile või seesama kodumasin, et kui see kõik nüüd visata segamini sõiduauto haagisesse, siis üsna tõenäoliselt tuleb nii-öelda maksta täie rauaga ise peale. Aga kui näha pisut vaeva ja need materjalid üksteisest eraldada, siis ma arvan, lõppkokkuvõttes on see, et tahaks loota, et see vaev tasub ära ennast. Aga ühe lausega, miks ei saa külmkappi tuua teile? Külmkapiga ei ole meil täna Eestis kellelgi käitluslahendust. Külmkapid läbi tootjavastutusorganisatsioonide liiguvad täna neile ja kliendi jaoks on see tegelikult väga mugavaks tehtud, et julgen öelda, et peaasjalikult kõik suuremad ja väiksemad jäätmejaamad võtavad külmiku vastu tasuta juhul, kui inimene ei ole hakanud seda ise lammutama. Noh, näiteks ei ole eraldanud sealt kompressorit, mille sees on vaske, aga Eesti inimesed on teadupärast leidlikud ja tihtilugu nad tahavad selle kompressori sealt ära võtta. Et mõtlemata sellele, et see gaas, mis seda külma siis nii-öelda aitab tekitada sellele kompressoril, lendab lihtsalt vastu taevast. Et nii ta on, et seda eelkäitlust ei ole mõistlik kodus teha. Et kui tegemist on kompleksse külmikuga, siis selle saab kenasti üle anda ja julgen väita, et aga võib-olla 2, 3, 4 aasta pärast on ka kuuse kuskil Eestis kenasti see võimekus olemas, et meie juurde saab ka külmkapid üle anda. Sa mainisid tootja vastutust. Teeme sellega kuulajale selgeks, mida see tähendab päriselt? Tootja vastutus tähendab seda, et kui sa ostad näiteks uue pesumasina, ütleme mingi firma oma, no ütleme näiteks Electroluxi, siis see pood, kus sa nüüd selle ostad, seal taga on siis maaletooja, kes seda Electroluxi Eesti riiki maale toob, siis selle pesumasina hinnas on hästi väike osa moodustab ka nii-öelda see taaskasutuse tasu. See ei ole seal pesumasina hinnas sul kuidagi eristatav, see on sinna sisse arvestatud. Ja selle tasu eest nüüd siis tootjavastutusorganisatsioon, keda Eestis on siis elektroonika puhul 2, Eesti Elektroonikaromu ja EES-ringlus, nemad korraldavad siis nende vanade mitte enam siis töötavate näiteks külmikute ja pesumasinate ringlusse või noh, nii-öelda kokkukogumise. Et lihtsustatult seda tähendabki, et tootja siis vastutab ka selle eest, et see vana seadeldis saaks korrektselt võetud tagasi taaskasutusse. Ja minu kui nii-öelda tavakliendi jaoks tähendab see seda, et kui ma lähen nüüd Electroluxi poodi ostma pesumasinat, siis ma sisuliselt võin võtta oma vana masina, anda neile üle. Teoreetiliselt küll jah, et sa võid vana masina jätta sinna ja täna ma nüüd peast ei julge öelda, aga minu meelest ka Eesti suurim müüja Euronics, kes müüb väga palju erinevaid brände, siis väga paljudel, ma usun, et ka neil on see vana uue vastu võimalus, et seal muidugi nüüd võib juhtuda nii, et küsitakse raha selle eest, et kui sa päris sellist mugavusteenust soovid, et sa ise ei vii seda kuskile, vaid tooge mulle uus koju, pange püsti ja viige vana ise ka ära, siis see võib nagu raha maksta, aga reaalselt jah, reaalselt saab selle sinna üle anda, aga ma arvan lihtsalt mugavam on ikkagi minna jäätmejaama. See asub õues, sa ei pea seda kuskile tuppa tarima ja noh, vana pesumasinaga, mis võib-olla vett tilgub, ei ole ka mõistlik mööda kaubanduskeskus sinna Euronixi ukse poole marssida. Jah, nõus. See on tõenäoliselt targem mõte, et minna ikkagi mujale. Aga noh, teoreetiliselt seda tähendab, et lihtsalt kuulaja teab, et tal on tegelikult see õigus täna, on ju. Aga ei saa me sellest rahast ikka kaugemale kuidagi minna, et üks rahaprojekt paljudel seisab endiselt kuskil tänavanurgal või aianurgas, et räägime fantoomautodest ja mida see väljend üldse tähendab ja noh, loomulikult mu jutt jõuab automaksuni väga kiiresti ka.
et selgita meile, mis asi on fantoomauto. No fantoomauto on lihtsustades öeldes ju sõiduk, mis on registris, paberite järgi ta justkui on olemas. Kui ma ei eksi, nende autode hulk paberite järgi on üle 100 000 Eestis, kas oli 130 või 120 000, ma seda numbrit peast ei mäleta, aga kindlasti üle 100 000, mis paberite järgi on registris, aga arvatakse, et ta tegelikult on kuskil juba ära käideldud ja sellest autost ei ole jälgigi enam. Et lihtsustades see ongi fantoomauto. Fantoomautod on kindlasti ka need autod, kui teinekord just sellistes maarajoonides ringi sõita, siis ei ole harv juhus, kus on näha autohuviliste koduhoove, kus on näiteks 10 või isegi 20 autot seismas. Keegi on kuskil midagi kunagi ostnud mingisuguste ostumüügilepingutega, nende autopassid on kadunud ja siis päris täpselt ei teatagi, kelle auto see on ja kas see sai ümber vormistatud või mitte. Et Maanteeameti mõistes või Transpordiameti mõistes on tegemist nende samade fantoomautodega, mis justkui on nagu olemas, küll aga ei ole neil tehtud ülevaatust, kindlustust, nendega loodetavasti ei ole osaletud hiljutisel ajal liikluses. Need ongi need fantoomautod. Aga automaks? Kui mul on fantoomauto, siis automaks ikka kehtib ju? Seal on teatud vist erisus, et saab registrist äkki kustutada või ajutiselt kustutada, aga aasta 2024 oli meile väga töine, kui see automaksu, tegelikult juba 23. aastal oli automaksust juttu, 24. aastal oli üks tohutu uute autode ostmine, vanade autode äratoomine ja aasta 2025 oli suhteliselt vaikne, sellepärast uued autod olid ostetud, nagu ka automüüjad ütlevad, kasutatud autosid ka ei ostetud ja ega vanu autosid ka ülemäära palju ära ei tulnud. Et oli selline vaikne aasta. 26, ma usun, et on pisut jälle vähemalt vanade autode mõttes erakordne. Ka 1. jaanuarist 27 on tõesti peatatud või nii-öelda jutumärkides kadunud kandega sõidukite kustutamise tingimused oluliselt karmimad ja mõningatel juhtudel kaasnebki see sama 800-eurone riigirõiv. Et ma eeldan, et paljud dokumendid saavad see aasta ses mõttes korda, et ka need autod jõuavad meieni, mis tegelikult oleks juba ammu pidanud jõudma. Kõige parem motivaator ikkagi inimesel on raha. Ja kui sa tead, et see 800 eurot sul ikkagi kuklas nii-öelda on, ja kui sa tead, et need autosid on näiteks 10+, siis me räägime päris suurtest summadest, et ma usun, et aasta teine pool võiks see fantoomautode hulka väheneda, aga väga raske on prognoosida mitmest või mitmekümnest tuhandest autost me saame siinkohal siis rääkida. Aga kuidas see auto ikkagi siis registrist maha saada? Sa ise ütlesid, et tõenäoliselt on neil tõesti, võib-olla on autopass kadunud ja nii edasi. Et mida peab inimene tegema, kui ta tegelikult ei tea ise ka täna täpselt, et kus selle auto dokumendid asjad on? Kas ta lihtsalt pöördub äkki Transpordiameti poole, alustab sealt? Transpordiamet on kõige mõistlikum, et sealt saab hakata selle auto jälgi ajama ja tihtilugu on veel ka olnud niimoodi, et kui peres on nii-öelda noorem seltskond on need autod kokku ostnud ja näiteks siis mingil põhjusel hetkel töötavad üle lahe ja väga kodus ei käi, siis täpselt keegi teagi, kelle autod need seal hoovis on tekkinud, et need olukorrad ei ole nagu harvad, et Maanteeametil on ikkagi tegelikult nagu näha seda, et kas ja kellele see auto kuulub ja tegelikult kõige esimese päringu saab juba teha ju ise Transpordiameti sõiduki taustakontrolli alalehelt, kus on näha, et kas see sõiduk on täna arvel ja kui ei ole arvel, on pisut lihtsam, kui on arvel, siis tuleb hakata selle jälgi ajama. Paneme selle lingi ka, ma kirjutan endale üles, et kust seda infot saab vaadata. Kui keegi ei tea, et siis me paneme selle lingi siia episoodi kõrvale. Aga räägime korraks ka sellest poolest. Ma tean, et paljud siiski otsustavad ise hakata need romusid lammutama, et mis need plussid-miinused on, et kas ma nüüd hakkan teda ise lammutama või pigem toon ikkagi kuusekoskisse, sest et kui ma nüüd hinnakirja vaatan, siis seal on komplektne ronu ja mitte komplektne. Selgita see koht ka meile lahti. Et ega see ise lammutamine on... Ma usun, et kui seda nüüd teha pisut nagu juba suuremalt, mitte ma ei räägi seda, et keegi võtab ühel autol aku või generaatori ära, vaid see muutub süsteemseks,
siis ma usun, et Keskkonnaametilt on võimalik selle tegevuse eest saada ka trahvi. Seda esiteks. Nagu ma ütlesin, raha on kõige suurem motivaator nii positiivses kui negatiivses võtmes. Teiseks on selle iselammutamise suur miinus see, et jah, autode peal on kindlasti varuosi, mida on võimalik korduv kasutada, ehk et see läheb uuesti kuskil auto peale käiku, aga tegelikult on sealhulgas ka selle auto kere väga suur hulk varuosi, mida turg ei soovi, ehk et varuosana ei soovita seda osta, et selle koht ikkagi on nagu vanametallis. Ja meie oleme ka oma hinnakirja ehitanud üle selliselt, et kui auto on komplektne, ehk et piltlikult öeldes on ta avariilne või mitte, ei ole meie jaoks enam oluline, aga kui ta on jäänud seisma või ta ei ole täna enam mõistlik rahalises mõttes tänavalegaalseks teha, et ülevaatust läbib, siis sellel autol on justkui üks hind, mis on ju kõrgem, ja siis on autosid, kus on üht-teist juba pealt ära võetud ja nende hind on pisut madalam. Ja põhjus on tegelikult ju väga lihtne, et kui sealt pealt üht-teist ära võetakse, siis need reeglina on selle auto juures ühed kõrgeima väärtusega ka vanametalli suhtes asjad. Võtame näiteks aku, võtame näiteks generaatori või sootuks mootori, ja järgi jääb siis nii-öelda selle istmete ja põhjamattidega ja armatuuridega vrakk. Seal on päris palju prahti, võib-olla kolmandik lausa sellest kaalust moodustab praht. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et me ostame selle auto kuskil Tallinnast paarisaja kilomeetri kaugusele mõnes meie väiksemas osakonnas, transpordime selle Tallinnasse, paneme metalliveskisse, jahvatame ära, siis kui me ennist rääkisime sellest, et sealt tekib alumiiniumit ja vaske, siis selle auto puhul enam ei teki. Selle vraki puhul tekib sealt reeglina 2 fraktsiooni, teras ja praht. Ja nagu teada, on prahil miinushind, täna ikkagi prahti. Ka meie ju anname oma tekkivad jäätmed jäätmekäitlejatele üle ja täna julgen öelda, et ei ole ühtegi prahi fraktsiooni, mille hind jääks alla -100 €. 1. juulist see hind tõuseb oluliselt, me võib-olla räägime siis 150 €, võib-olla veel kõrgemast hinnast. Ehk et jäätmed lähevad igapäevaselt järjest kallimaks meile kui kodukasutajale, kes me paneme midagi prügikasti ja meile ka, kes me nii-öelda peame terast prahist eraldama, et see kulu on meie jaoks kasvav. Ja see ei ole ka aus nende klientide suhtes, kes tõepoolest toovadki oma auto ära ja annavad veel võtmed ka lootuses, et justkui me läheme äkki veel sõitma, ei, me ei lähe sõitma. Me võtame osakonnas alt ära rattad, me võtame ära aku pealt ja laseme välja vedelikud ja siis see auto rändab, on see Tartu või Pärnu või Narva, rändab ta siia Tallinnasse metalliveskisse. Ja üks oluline detail vist on veel, et kui sa nüüd ise lammutad, siis kuidas sa selle auto registrist maha saad, et kui sa ta tükki haaval kuidagi kuhugi ära müüd, sest minu teada mina saan registrist maha nii, et ma toon teile auto, siis te annate mulle lammutustõend ja siis selle alusel ma saan maha. Aga mida see vaene mees siis teeb või naine, kes siis otsustab lammutamise kasuks, et ka see on tegelikult selle lammutamise miinuspool, saan ma õigesti aru? Ja kindlasti on miinuspool, et täna saab selle auto korrektselt üle anda selliselt, et kui see auto tuua meile või anda üle mõnele legaalsele lammutuskojale, autolammutajale, siis see auto ostetakse teilt ära ja see arvelt mahavõtmine käib juba elektroonselt, et peale nii-öelda raha ootamise oma pangakontole justkui nagu rohkem tegema ei peagi. Ja võib olla kindel, et see auto saabki arvelt maha, ehk et ta ei ole fantoomauto, ehk et ei ole loota, et tuleb mingeid arveid tulevikus selle eest. Need kodanikud, kes ise neid autosid kodus lammutavad, Eesti on kahjuks täna ikkagi veel kõigi võimaluste maa ja eriti palju just erinevate valdade, osavaldade, võib-olla ka väiksemate asulate bussipeatustes ja sellistes teadete tahvlitel on tänaseni ju tegelikult need kuulutused, et ostame teie sõiduauto olenemata seisukorrast, et kas need autod jäävad õhku, ehk nad ei hooligi sellest,
B on siis leitud mingisugune meetod, kuidas keegi kuskil midagi, ma ei tea, algatab mingisuguse loobumise ja keegi nagu võtab siis vastu või no, sellest on tegelikult ajakirjanduses palju Skeemitavad. jah, lihtsustades öeldes skeemitavad, aga fakt on see, et kindlasti see auto seal selle 130 000 hulgas, millest Transpordiamet räägib, ta sinna vähemalt tänasel päeval kindlasti siis jääb, jah. Nii et ikkagi mõistlik oleks see kenasti ära tuua ja õigesti käidelda ja paberid korda saada, endal süda rahul. Täpselt nii, kui 27 on 800 see summa on ja me ei tea, milline on see summa näiteks aastal 2030 on ja mis ei ole üldse kaugel. Jah, aeg lendab kiiresti. Aga sa mainisid metalliveski on ju, mis siis jahvatab nii-öelda tükkideks piltlikult öeldes selle auto. Räägi sellest korraks sellest keskkonna poolest, et mina tean sellist numbrit, et alumiiniumi puhul on, kui ma ei eksi, siis me hoiame energiat lausa 9% kokku seda, kui me alumiiniumit taastöötleme, ümbertöötleme versus, et me siis kaevandame alumiiniummaagi ja siis sellest toodame uue alumiiniumi. Aga räägi see keskkonna pool ka tavametalli ja autode puhul äkki lahti, et miks on oluline seda siis veskist läbi lasta ja nii-öelda liigiti koguda ja kui palju üldse autost on siis sellest komplekssest autost, kui palju sellest tuleb prahti versus päris nagu väärtuslikku metalli, millega midagi edasi toote? Ja ega metalliveski kõige suurem ülesanne ongi see, et ta suudaks eristada ja eraldada metallid mittemetallidest. Ja selle eeltöö me teeme ikkagi juba enne veskit ära, et püüame ka võimalikult palju auto küljes olevaid võib-olla 0 või isegi miinusmärgiga olevaid mittemetalle ära võtta. Näiteks me ei pane veskisse ratastega ehk rehvidega autot. Me võtame ära sealt küljest stanged ehk pamperid rahvakeeli. Kui on plastikust kütusepaat, rebime ka selle sealt alt ära. Et ka võimalikult vähe neid mittemetalle, mis auto küljes on, ajada veskis omavahel segamini, sellepärast, et me enam plastikust ei suuda eraldada. Et selline suutlikkus meil täna nagu puudub. Et selle terase, alumiiniumi, vähesel määral roostevaba ja vasega, mis ühest sõiduautost tekib lisaks hulgale mittemetallidele. Kui neil on täna positiivne väärtus, siis need mittemetallid on selgelt negatiivse väärtusega. Et see on kõige suurem erisus ja tegelikult on meile kui riigile pandud ka Euroopa Liidu poolt ju seatud eesmärgid, mida me peame täitma. Et sama nagu ma tõin ennem kodumasinate näite, et kui Eestis näiteks ostetakse, ma ei tea, 5000 pesumasinat aastas või see number on meelevaldne praegu, siis justkui tuleks ka 5000 vana pesumasinat kokku koguda. Sama on ju ka autodega, et kui ostetakse uusi autosid või kasutatud nii-öelda autosid, mis riiki tuuakse, siis need vanad tuleb ju kokku koguda. Et jah, see eraldamine või see taaskasutuse määr, mida ühe auto puhul, mis siis ära käideldakse, need numbrid on üsna ranged, et seda metalliveskit, mis meil on seal 90ndate teises pooles siia Betooni tänavale Tallinnas ehitatud, seda on väga palju, siin on päris suur hulk raha investeeritud, et muuta just see järeltöötluse pool, mitte see lihtsalt, et saada midagi tükkideks ja väikseks, vaid see, et saada võimalikult palju erinevaid materjale üksteisest eraldada, et siin on päris suur hulk raha investeeritud ja julgen öelda, et tegemist on täna Eestis kindlasti ainsa sellise seadeldisega, mis saab näiteks romuautodega selles mõttes hakkama. Käsitsi auto lammutamine täna või ka ekskavaatori abil ei ole mõeldav, sellepärast see kulu on tohutult suur. Ja ekskavaatoriga lihtsalt autot puruks rebides ei ole võimalik eristada metalle mittemetallidest. Oskad sa mingi numbri ka öelda, et kui suur osa nii-öelda minu täielikust komplekssest autost päriselt saab suunatud siis taaskasutusse või ümbertöötlemisse see materjal?
ma võin eksida numbriga, ei kindlasti üle poole, aga ma võin täpse numbriga Taneli käest peaks küsima selle täpse numbri ja saad siia lisada. Saame siia panna kõrvale. Just. Aga see on ikkagi päris suur protsent. Ja, suur, aga taaskasutus tähendab osaliselt ka energia taaskasutust. Ehk et nii-öelda sellest on võimalik teha jäätmekütust, millega saab siis energiat toota just nende mittemetallidega. Väga huvitav. Aga need autod, mis tänapäeval meil nüüd vurisevad, on ju, et kõigil ei olegi enam sellised tavalised mootorid, mis paksult võib-olla metalli täis on, vaid enamasti juba uued autod on paksult elektroonikat täis. Et mis võimalused täna üldse elektriautodega äraandmisel Eestis on? Ühest ja korrektset vastust ei ole siin. Turg on noor. Selliseid etteantud norme ei ole veel loodud, aga julgen öelda, et täna elektriauto üleandmine on eelkõige just selle liitiumaku tõttu miinusmärgiga. See miinus on päris suur, sest liitiumaku ümbertöötlemine on kallis protsess. Ka selle aku tühjaks laadimine nõuab eritehnikat ja sellist erikäitlust. Et meie Kuusakoskis täna elektriautosid vastu ei võta. Teeme selle nimel tööd, et üsna pea saaksime seda teha. Küll aga Kuusakoski Soome võtab elektriautosid vastu. Ja kindlasti siin on oluline see paradigma, mida tuleb inimestes muuta, et kui sisepõlemismootoriga auto eest on võimalik saada mingigi raha, on see 100 või 300 või 200 eurot, siis tänase tehnoloogia arengu puhul elektriauto eest ikkagi raha ei saa, et see on ikkagi kindlasti miinusmärgiga projekt. Ja me teame seda, et täna on selline turg tekkinud, kus elektriauto akusid võetakse ise pealt ära, müüakse kohalikele nii-öelda väiksematele päikseparkidele, kes siis kasutavad seda akut salvestina, mis ühelt poolt inimlikult mõeldes ei ole üldse paha idee, et see aku, mis võib-olla tema mahutavus on veel 80%, elektriauto peal ta justkui enam ei toimi, aga salvestina oleks ta veel okei, siis kahjuks on juhtunud ikkagi neid õnnetusi, kus need ise tehtud akupargid kipuvad süttima ja kui liitiumaku süttib, siis selle kustutamine on tavalise veega ei ole võimalik seda teha, et see on väga-väga keerukas protsess, et sama on ka elektriautoga, et siin peab olema selles mõttes ettevaatlik, aga me kindlasti liigume sinnapoole, et elektriautode käitlus saaks ka kenasti Eestis jalad alla, aga meil on ka turg äärmiselt väike, me teame, et uute autode müügist vist, kui ma ei eksi, siis mõni protsent ei ole vist isegi 5%, mis on elektriautode osakaal, et võib-olla nüüd aastal 2025 oli ta pisut suurem kui 2024, aga tänaseks on ikkagi veel väike ja see investeering, mis tuleb teha selleks, et elektriautod saaks käideldud nii nagu peab, see on päris suur. Aga ma usun, et ikkagi lähiaastatel saab see kindlasti ka Eestis korda. Loodame siis, et see tehnoloogia ja kõik tuleb järgi, ja õnneks just praegu veel vähemalt elektriautod väga ka käitlusesse ei jõua, nad on ikkagi nii uued, et nad peaksid veel rõõmsasti vurama, kui nad just õnnetusse ei satu muidugi. Täpselt nii. Aga nii tore, et sa aitasid natukene nüüd selgust saada ja rauajuttusid siin niimoodi lahti mõnusalt harutada. Kas on midagi, mida sa ise tunned, et mul jäi küsimata äkki või sa tahaks lisada või täpsustada või anda mingi mõtte kuulajale kaasa, et kuidas siis oma metallivarudega niimoodi nutikalt ringi käia ja ma arvan, et kõige lihtsam on see, et kui kuidagi endal ei hakka jõud peale. Näiteks see metallile on miskipärast väga suur või hoopiski on seda justkui nagu liiga vähe, siis kõige lihtsam on küsida meie tasuta numbrilt 13660 nõu, et mida teha. Ja sealt juba suunatakse edasi, kas siis on võimalik saada kontakti kohaliku
Kuusakoiske osakonna ostumehega, kes siis tuleb vaatama, aitab mõelda mingi lahenduse. Kas siis suunatakse kohalikku osakonda, et võtta sealt haagis või tellida hoopis konteiner, et neid võimalusi on, et karta ei ole midagi, et tuleb julgus kokku võtta ja lihtsalt helistada. See on väga hea nõuanne. 13660, me lisame selle ka siia episoodi kõrvale ja kui sul tekkis mõtteid, küsimusi, siis kommenteeri julgesti siia kõrvale, sest et järgmises episoodis võib just sinu küsimus kõlada. Nii et aitäh, Toomas, et sa tulid! Aitäh kutsumast!